ütleme, kogu see finantside teema on mu südamel olnud juba mõnda aega. See on selline teema, mida keegi väga suure hurraaga üldiselt rääkida ei taha. Ja ausalt öeldes, ega me siin selle IM-i 10 aasta jooksul väga palju rahast rääkinud ei ole ka. Ja vähemalt mina küll ei tea, et me oleks. Ja ma natukene nagu mõtisklesin selle üle, et millest see tuleb, et see on niisugune teema, millest me tahaksime, et Jumal räägiks igaühega otse ise. Et keegi meist ei taha nii-öelda teistega rääkida. Ja ma sain aru sellest, et kui ei ole vabadust rääkida rahast, samamoodi nagu me võime rääkida identiteedist, tervenemisest ja nii edasi, siis tegelikult kas me oleme täitsa vabad või ei ole? Et piibel ei karda, Jumal ei karda oma sõnas rääkida rahast, ei karda rääkida varandusest, nii-öelda Jumala kuningriigi vara haldamisest, majapidamisest ja need teemad, millest ma tahaksin siin võib-olla järgmisel korral rohkem rääkida, on siis külvi ja lõikuse seadus, kuidas need toimivad, sest ilmselgelt see toimib, ometigi kui me ainult külvi ja lõikuse seaduse järgi tegutseksime, siis see oleks Jumala käte väänamine. Et mina külvan selleks, et saada lõikust ja siis ei ole minu süda tegelikult puhas. Siis kelle oma on üldse raha, kelle oma on kõik see, mis on siin selles maailmas. Ka see, mida me ise oma tööga teenime. Kas see on kõik meie oma või tegelikult ei ole ja mida tähendab siis see majapidamine? Sest Jumal on usaldanud meie kätte oma kuningriigi majapidamise, mida see endas hõlmab. Selleni me vaikselt siis jõuame, sest täna ma küll nii-öelda avan ainult seda teemat. Jumala sõna põhisõnum ei ole see, et anna raha. Mul on sinu raha vaja. Seda arvavad väga paljud maailma inimesed. Ma olen ise kogenud seda üsna tihti, et maailmas on selline arusaam, et kirikus muud ei taheta kui meie raha. Tegelikkus on ikkagi sellest üsna kaugel, sest isegi kui me rahast Jumala sõnast loeme, siis see räägib ikkagi meie südamest ja meie südame hoiakust. See räägib sellest, kuidas me peaksime varasse suhtuma ja kuidas me peaksime Jumalasse suhtuma. Me tuleme ju teiega sellisest ajast, kus Ameerikas oli väga suur nii-öelda see prosperity õpetus on ju see eestikeelse vastena võiks nagu tähendada jõukus, aga teisest küljest ütleme siis nii, et see on majanduslik heaolu, eks. Ja täna me teame, et kuhu see kõik välja viis. See viis väga suurte rikkusteni, väga suure tegelikult rikkuse peaaegu et kultuseni, aga piibellikus mõttes majanduslik heaolu ei ole kunagi inimese keskne, vaid ta on täielikult Jumala keskne. See on eesmärk selles võtmes, et meil oleksid varusid, et meil oleks varusid õnnistada teisi ja saavutada need eesmärgid, milleks Jumal tegelikult meid on kutsunud ja milleks ta meid siin maailmas vajab. Ja need võivad olla väga erinevad erinevatel inimestel, eks ole. Nii et see majanduslik vabadus või heaolu, ta on Jumala keskne, ta ei ole eesmärk, vaid ta on vahend ja ta on palju-palju enam seotud andmisega kui saamisega. Et me mõtleme võib-olla esimese hooga, et ma saan palju. Aga tegelikult see vabadus ja heaolu seisneb sellest, kui palju
Jumal saab minu kaudu nii-öelda edasi anda ja kui palju minu kaudu saab välja voolata sinna, kuhu Jumalal on seda vaja anda, mitte selleks, et mina ise nii-öelda ennast muudkui varustaksin ja, sest mis siis juhtub? Juhtub see, et minu usaldus ei ole mitte enam allika suhtes, vaid selle suhtes, mis mu oma pangaarvel on. Ja sealt võib juba inimene minna tegelikult ise valele teele. Jumal tunneb meie südant, nii et kui sinu motiiv andmises on vale ja Jumal näeb selle ära, siis see on pigem nagu altkäemaks Jumalale ja see ei toimi. Jumal ei ole sellega manipuleeritav. Et siin rahaasjades ei saa ainult toimida nii-öelda käsumeeles, sest et ma teen selle oma osa ära, siis Jumal teeb oma osa. kui su süda on tegelikult täitsa kinni ja sa ei ole oma elus seda valdkonda Jumala ees avanud, sa ei ole saanud ilmutust sellest, et Jumal päriselt on hea isa, ta päriselt on öelnud, et ta varustab, siis midagi on sulle veel ilmsiks tulemata. Roomlastele 8. peatükk ütleb meile ju seda, et kui me oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Seda me kõik teame. Me oleme Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Me ei saa sellest, et me oleme pärijad, mitte kuidagi nii-öelda ennast välja vingerdada. et see on juba nii-öelda krooniliselt meie osaks määratud, et sa oled pärija. samas ütleb laul 23, et ainult headus ja heldus järgivad mind. Heldus. Mida tähendab heldus? See, et Jumal on helde jagama seda, mis temal on. Eks? Ta on hea ja ta on helde. samas Jumala sõna ütleb, et Jumal on armastus. kui Jumal on armastus, siis see ei ole see, mida meie mõtleme, et meie ka armastame, inimene ka suudab armastada, eks ole. aga meie jaoks armastus on tunne, see on midagi, mida me tunneme, see on tegusõna. aga Jumala puhul armastus on nimisõna, tema on armastus. ja see on muutumatu. vaata, kui sa mõtled armastusest kui tegusõnast, siis see saab tegelikult oma iseloomus muutuda. me armastame oma abikaasasid, armastame oma lapsi, aga see võib olla ühel päeval natukene kirglikum, teisel päeval natukene vähem kirglik ja tegelikult see sõltub ka sellest, kuidas nemad käituvad, mis nemad parasjagu teevad. armastus võib jääda, võib ajas muutuda, võib ka ära kaduda, aga Jumala puhul, kuna tema on, siis see on jääv ja püsiv ja seda muuta ei ole võimalik. igasugust andmist võib seostada sellega, et kui mina annan, siis Jumal saab mind ka vastu õnnistada. kui sa saad päriselt oma sügaval sisimas ilmutuse sellest, et Jumal on armastus, ta on helde ja hea isa, kes ütleb isegi taevalindude kohta, et nemad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, aga taevane isa toidab neid. kui sa päriselt saad selle ilmutuse enda sisse, siis on väga lihtne olla helde ka sellega, millega Jumal sind on õnnistanud. siis see ei ole vaevaline, siis sa ei arvesta täpselt sendi pealt, et nii palju ma pean, aga rohkem ei ole vaja. sest et mitte ükski meie tegu, ka kümnise maksmine, annetamine, ükskõik milline tegu, ei saavuta meile Jumalaga paremat suhet. vastupidi on meie suhe Jumalaga. kui sa tead, tunned,
oma Jumalat, siis see põhjustab vabaduse ja selles vabaduses tulevad need teod. et see ei ole mitte sedapidi, et meie teod tingiks parema suhte, vaid kõigepealt on suhe. suhe toob vabaduse ja vabadus toob õiged teod. Me ei saa õnnistust mõõta tegelikult rahatähtedes. õnnistus on midagi hoopis muud kui rahatähed. Mm, võib olla väga rikas inimene, aga ometigi sa näed ta elu pealt, et tal ei ole õnnistust. Et need ei ole omavahel üldse võrdsed. rikas, aga mitte õnnistatud. õnnistus tähendab pigem seda, et sa käid soosingus, uksed lähevad valla, seal, kus on sein ees, seal uks tuleb tühja koha pealt, eks ole. see tähendab, et sul on tarkus, sul on õige strateegia, kuidas mingit asja lahendada. nii et see, et sulle tuleb ka majanduslik vabadus, võib olla selle õnnistuse nii-öelda väike nagu kõrvalprodukt pigem. väga tore lugu on siin Luuka 16. peatükis, mis räägib ju meile kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest. seda lugu ilmselt paljud teist on ju lugenud ja teavad. see lõpeb sellega, et öeldakse, et kes on ustav pisimas. ja kui vaadata seda lugu, me võime muidugi seda teha. aga see pisim, mida ta siin silmas peab, on tegelikult ustavus rahaasjades. nii et Jumal selgelt ütleb, et pisim on rahaasjades ustavus. kes on selles ustav, see on ustav ka paljus. kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. sest kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? ehk seda ülekohtust mammonat Jumal ei pea üldse selleks tõeliseks, midagi hoopis tõelisemat on. tuleb siit välja. mis on siis mammon? kas see on raha? tegelikult aramea keeles on see raha usaldamine. see ei ole raha kui see füüsiline raha, vaid raha usaldamine. sest raha meil võib olla, aga mammon on just nimelt siis see principality, see vürst. kas me usaldame teda või me paneme oma usalduse täielikult selle jumaliku allika peale. ja kuidas mammon põhiliselt meie elus töötab, on läbi kahe asja. läbi hirmu, et mul ei ole piisavalt. kui ma selle ära annan, siis mul ei ole üldse mitte midagi. kui mul see allikas nüüd kinni kuivab, siis mis ma siis teen? nii et hirm on tegelikult miski, millest me ilmselt nagu kõik ühel või teisel eluhetkel oleme olnud puudutatud, ja teine on uhkus. et saada rohkem, omada rohkem, ilusamat, paremat. nii et need on tema niisugused kaks tööriista tegelikult. aga selle kirjakoha juurde tulles, et raha osas Jumala usaldamine tähendab siis seda, et see on see pisim ülekohtuses mammonas Jumala usaldamine. see on alles see redeli esimene pulgakene. aga meie tahaks sealt redelist ju palju kaugemale ronida. miks on nii, et meil on kohati lihtsam uskuda, kui me palvetame kellegi pääste eest, kui me palvetame kellegi tervenemise eest, küsime Jumala käest uut töökohta või midagi sellist praktilist, aga raha osas tundub kohati isegi kõige raskem. kui me seda kirjakohta siin, et kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist,
võtame täpselt nii, nagu see öeldud on, siis tähendab see seda, et me peame alustama pisimast. Me peame alustama pisimast selleks, et liikuda nende igatsuste suunas, mis meil tegelikult siin Jumalaga koos käimises on. Et kui me sellest ei alusta, siis me nende tõeliste rikkusteni ei pruugi üldse jõuda. Ja mis on need tõelised rikkused? Tõelised rikkused ilmselgelt on midagi palju enamat kui raha. See ei ole rohkem raha, saad veel rohkem raha, ei ole nii. Kui sa oled ustav ja toimetad õigesti selle rahaga, mis sulle on usaldatud, siis saab sind usaldada enamaga. Nii, mis siis oli tõeline rikkus? Kolossa kiri, 2. peatükk. Siin räägib ka laudikeialaste kogudusest, aga 2. salm, et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse ehk siis täielik mõistmine Jumala saladuse, Kristuse tunnetamises, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Ehk täieliku mõistmise kogu rikkuse. See tõeline rikkus on Kristuse täielik tunnetamine, Jumala saladuse ehk Kristuse täielik tunnetamine. Sest temas on peidus kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Vaatame teiega nüüd ühte lugu ka, mis on allikas ja mis on nii-öelda varustuse viis. Inglise keeles on hästi head sõnad, on source ja resource, on ju. Üks on source on allikas, resource võiks ka eesti keeles kohati öelda nagu allikas, on ju. Nagu ressurss, jah, aga ta on ju ka see varustus. Ja väga tore illustreeriv lugu on meil prohvet Eelia lugu, 1. kuningate 17. Ma hakkan seda vaikselt lugema ja siis vahepeal saame kommenteerida ja te saate ka vahele öelda. Tispelane Eelia Gileadi Tispest ütles Ahabile. Nii tõesti, kui elab issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Ja temale tuli issanda sõna, kes ütles, mine siit ära ja pöördu ida poole ning ole varjul Kriti jõe ääres, mis on ida pool Jordanit. Jõest saad sa juua ja ma olen käskinud kaarnaid seal sind toita. Ja ta läks ning tegi issanda sõna järgi. Ta läks ja elas Kriti jõe ääres, mis on ida pool Jordanit. Ja hommikuti tõid kaarnad temale leiba ja liha, samuti õhtuti leiba ja liha ja ta jõi jõest. Kui ma seda lugesin, siis igaüks mõtleb ikkagi sellises omas ajas, kus ta elab. Mulle tundus see nagu see Wolt ja Bolt, need, kes toovad toitu, eks ole. Et kaarnat Jumal oli tellinud Wolti või Bolti, et kaarnad tooks siis Eeliale hommikuti süüa ja õhtuti süüa, jälle hommikuti süüa ja õhtuti süüa. Issand ütles talle, eks ole, et mine ja mina varustan sind seal. Ma käsin neid kaarnaid. Jumal on allikas ilmselgelt. Aga see varustamise viis oli, et ta pani kaarnad tööle. Kaarnad tõid hommikul, kaarnad tõid õhtul. Aga mõne aja pärast, ütleb 7. salm,
juhtus, et jõgi kuivas, sest maal ei olnud vihma. sai see aeg läbi. nii, mis siis edasi saab? varustus otsas, kaarnad ei too midagi. ja temale tuli issanda sõna, kes ütles, võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile ja ela seal. vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. lesknaine tollel ajal oli kindlasti kõige viimane, kellest võis arvata, et tal on väga palju toidust üle. tal ei olnud endal ju meest, kes teda toetaks ja varustaks, eks ole. ometigi, näed, issand ütleb Eeliale, et ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. no nii, Eelia siis, näed, ta võttis kätte ning läks. ja ta jõudis linna värava juurde. vaata, seal oli üks lesknaine puid korjamas. ja ta hüüdis teda ning ütles, too mul ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles, too mulle ka paluke leiba. aga naine vastas, nii tõesti, kui issand su jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. vaata, ma olen korjanud paar puutükki ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa, enne kui sureme. ehk tõepoolest oli vaene lesknaine, tal oli natukene vakasjahu, pisut õli kruusis. ta oli ise mõelnud, et valmistab nii-öelda selle viimase kakukese ja siis vaata, et surevad koos pojaga. nii et kui sina oleksid tollel hetkel olnud Eelia, mis sa oleks mõelnud? kas see on siis nüüd see lesknaine või? äkki kuskil on mõni teine, peaks vist edasi minema et noh, tal pole nagu endalgi siin. aga Eelia ütleb hoopiski, et ära karda, mine tee, nagu sa oled öelnud. ja nüüd läheb huvitavaks. mine tee, nagu sa oled öelnud, ehk siis mine valmista see kakukene, onju. aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule. mitte ära söö ise ja anna oma pojale, nagu ta oli öelnud, et ühe kakukese ainult saab, onju. Eelia ütleb, et esimene valmista mulle, too see mulle. kujuta ette. tänasel päeval saaks päris korralikud ajalehe need uudispealkirjad, et prohvet nõudis lesknaise viimase, käskis endale tuua. aga miks ta tegi seda? see põhiküsimus on siin ilmselt selles, et kuhu pani lesknaine oma usalduse. kas Jumala peale või ta vaatas oma peotäit jahu ja pisut õli kruusis ja Eelia selle teo kaudu tahtis näidata, et Jumal on talle öelnud, et mine lesknaise juurde. et see varustus tuleb sealt kaudu, et ta tahtis lesknaisele ka näidata, et Jumalat saab usaldada. sest tema ilmselt mõtles nii, nagu siin välja tuleb, et kui mul see jahu ja õli saab otsa, siis ma suren ära. ja meie enda elus võib ka niimoodi olla, et see jahu ja õli võib olla sinu pangaarve. kui see nulli lööb, siis mis siis on? kui sa oma töö kaotad, oma mingid investeeringud, kas sa vaatad selle peale või sa vaatad selle peale, mis Jumal on öelnud? nii, ja siit läheb edasi, et esmalt valmista mulle, too see minule, pärast valmista enesele ja oma pojale, sest nõnda ütleb issand, Iisraeli Jumal.
jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ja naine läks ning tegi Eelia sõna järgi ja temal, samuti Eelial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks. jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist issanda sõna peale, nagu ta Eelia läbi oli öelnud. vot selline huvitav lugu sellest, et kas me vaatame igas olukorras allikale või me vaatame sellele, kust kaudu meil varustus tuleb. mis on see viis? samas Jumala viisid nii-öelda avada uusi varustusvõimalusi on nii palju suuremad ja nii üleloomulikult vägevad tihtilugu, et me oma peaga neid üldse välja ei mõtlekski. aga kui me oleme iseenda vastu ausad, kui palju me paneme usaldust selle peale, et mul on see töö, mis mul täna on, et mul on pangaarvel see summa, siis ma tunnen ennast hästi ja kindlalt, et juhul kui, siis mul on see olemas. muidugi, me peame olema targad majapidajad ja mingid varud ja see ei ole nagu selle suhtes öeldud, et meil ei võiks mitte midagi olla endale varuks. aga siiski, kui vabad oleme me selles momendis, et kui sa lähed tööle ja sulle öeldakse, et me peame su töölepingu lõpetama. kas sul on paanikaosakond või sul tegelikult tekib põnevus, et kuidas mu Jumal, kes on kõikide võimaluste Jumal, kes on lubanud, et ta varustab mind, et ma ei pea muretsema, sest ei linnud ega lilled ega mitte keegi ei pea muretsema ja kui palju enam siis inimlaps saab Jumalale loota. et mis see siis on? kuidas me reageerime? kas paanikaga või pigem põnevusega? kuidas Jumal, mina näiteks olen sellises olukorras, mina tean, et selle aasta lõpuga minu töö saab läbi vähemalt selles võtmes, nagu ta mul täna on detsembrikuu viimane kuu ja minu elus saabki siis 3,5 aastat sellist elu, mis on olnud nagu esimene aeg minu elus stabiilse igakuise kindla sissetulekuga. mu eelnev elu on olnud hoopis teistsugune, mis on kindlasti andnud mulle nii palju õppetunde Jumala usaldamisest, et ma võin täna olla põnevil. et mis sa siis jaanuaris mõtled? mis sa plaanid? mul pole aimugi. nii et ma mõtlen, et järgmine kord me tõesti räägiksime natukene siis rohkem sellest külvist ja lõikusest, räägiksime, mida Jumal mõtleb selle all, et ta on andnud meile siis selle nii-öelda majapidamise ülesandeks. ma ei teagi, kas me kümnisest räägime, võib-olla räägime. jah. teise Peetruse 1. peatükk ütleb, et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks. kõik tema tundmise kaudu. ehk vot siin on see mõte. isanda tundmise kaudu. kui hästi sa Jumalat tunned? kui sa tunned Jumalat valesti, siis see võib toota ka valesid tulemusi. kui sa ei tunne Jumalat päriselt sellena, kes ta on, siis sa ei pruugi saada ka neid tulemusi. ehk teisisõnu, sa ei saa kunagi kogema Jumalat oma elus suuremana, kui on sinu arusaamine ja kontseptsioon temast.
täpselt nii suur ta saab sinu elus olla, kui on sinu arusaamine ja tundmine. ta ei saa sellest üle, sest seal, kus sinu usk lõpeb, seal on piir. nii et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vabaduseks tema tundmise kaudu. et mida paremini me õpime Jumalat tundma, saame ilmutuse sellest, kes ta on. kas või kõik see, mis on Jumala nimede taga, eks ole. milline on tema iseloom. seda suuremaks muutub meie arusaamine temast. ja seda nii-öelda õigemaid tulemusi saame me ka kogeda. sest me lubame seda, me anname ruumi sellele. vastasel juhul me piirame teda ise, eks ju. no vot, ma arvan, et selleks esimeseks mõttekeseks võib-olla aitab, aga ma tahaksin teie mõtteid, võib-olla mingeid kogemusi. üks hea väljend oli, et meil on eurod nüüd siis või siis kroonid, eks ju. et meie, ütleme, eurod on nagu sõdurid, mis ootavad käsku teha kuningriigi tööd. Nad on nagu sõdurid rivis. andke käsk, mis me peame tegema kuningriigi heaks. vot, võib-olla ma lõpetaksin siis selle mõttega, et me saame anda Jumala riigi heaks armastamata. sa võid anda, sa täidad käsku, sa annad armastamata, tehes seda kui äritehingut. seda võib nimetada ka kergelt manipulatiivseks sellisel juhul. aga sa ei saa armastada andmata. sa saad anda ilma armastamata. aga sa ei saa armastada ilma andmata. see ei ole võimalik. sest kui Jumal on armastus ja Jumal on ainult andev, ta on kõik andnud. sama on ka meie armastusega. kui sa annad ja su mõte kalkuleerib, arvestad juba sellega, mis siit tagasi võib tulla. see ei ole armastus. armastus annab ja punkt. kõik. kui Jumal valib õnnistada, siis ta valib seda teha. aga mina annan armastusest. ja punkt. et lõpetame siis võib-olla selle mõttega, et armastada ilma andmata ei saa. mulle jäi kõrva see mõte, mis sa tõid, et kui me ei saa rääkida rahast, kui me väldime raha teemat, kui me ei taha inimesi pahandada kümnise jutuga, esmavilja jutuga, ohvriandide jutuga ja me teeme näo, et meil seda teemat ei ole, siis me ei ole vabad. jah. et see on väga huvitav, et ma pean sinuga nõus olema. kui miski asi kontrollib meie väljendusi ja meie teemadele lähenemist, et me arvestame, mis võiks põhjustada meile ebamugavaid reaktsioone inimestelt, et me nii-öelda mängime nende teemadega ja läheme vaikselt mööda, siis tähendab, et raha kontrollib meid. jah, ma jõudsin küll selle järelduseni, jah. me ei ole 10 aastat õpetanud kümnisest. ainult ühel korral, kui Jumal näitas mulle selgelt unenäo põllumehest, kelle osa oli ühes suures põllus ja ta ei teadnud,
millised viljavihud selle suure põllu pealt on need, mida tema tohib oma viljaaita viia. Tal oli sinine pael käes, et kinni siduda või siduda ümber need viljavihud, mida tema tohib viia oma aita. Sest et sa ei tea ju, kust piirid lähevad. Ja hääl taevast ütles sellele põllumehele: need, kes maksavad 10, on need, kelle sa võid viia oma aita. Ja see põllumees sidus selle sinise paela nende viljavihkude ümber ja ta võis nad viia oma katuse alla. Ja see vastus oli nagu see, et kust teab karjane, kes on tema lambad, kellest tema vastutab ja keda peab tema katus kaitsma. Ja see oli seesama võti, mille Jumal andis. Need, kes maksavad 10 sellesse perekonda, sellesse aita, sellesse küüni, sellesse talumehe majapidamisse, need on need, kes kuuluvad selle karjase või selle põllumehe alla. Ma pean otsima selle unenäo üles, sest see oli väga selge. Seal oli juttu nii karjast kui viljast. Ja need olid läbi põimunud, et kuidas teab karjane, millised on tema lambad ja kuidas teab põllumees, millised viljavihud on need, mida tema võib peale saagikoristust viia oma sellesse viljaküüni. Ja hääl taevast ütles: need, kes maksavad 10, nendest sa tead, kes on sinu omad. Kes ei toeta 10-sega, kes ei toeta finantsidega, need ei ole sinu omad. Need on, kas maksavad 10 kuskile mujale või nad ei ole veel otsustanud, aga sa ei saa viia neid oma katuse alla, kes ei ole oma südant andnud, aga südant väljendatakse armastusanniga. Ka 10-sega, eks ole, sellesse perekonda, sellesse kogukonda, eks ole. Ja see oli niivõrd selge, ma võin selle detailselt välja otsida, see on isegi kuskil meil IAM-i lehel, kogu see lugu. Ma ei mäleta, kas see on ka kuskil videos. Ei, ma vist ei leidnud seda videot. Aga see oli minu jaoks jah ja aamen. Tähendab, kuidas teab karjane, kelle eest ta vastutab? Päriselt Jumala ees. Sa ei saa vastutada iga külalise eest, kes ei arvesta sellega, mis sa ütled, kes ei austa sind, kes ei austa ega armasta õdesid ja vendi selles perekonnas. Karjane ei saa vastutada suvalise ära eksinud lamba eest, kes lihtsalt istub tema lammaste hulgas. Eks? Aga need, kelle süda ja silmad ja kogu olemus on pühendunud sellele perekonnale ja see armastus väljendub ka andmisega, nendest see karjane teab, et nende eest mina vastutan Jumala ees. Teiste eest vastutab keegi teine. Või see lammas mitte keegi ei vastuta selle lamba eest, aga läbi 10 osaduse on see, millest teatakse, milline perekond kuulub kokku ja kelle eest siis see karjane või see põllumees vastutab, eks. Ja see on ainukene kord üldse 10 aasta jooksul, kus me oleme seda teemat puudutanud, sellepärast, et Jumal üleloomulikult andis mulle selle sõnumi. Ja see oli mingi 3, 4, 5 aastat tagasi ja peale seda on meil täielik vaikus. Miks? Sest meile ei meeldi sellest teemast rääkida. Kõik, kes maksavad 10 ja kes toetavad nagu tugevalt igasuguseid töid, need teevad seda südamest ja vabatahtlikult. Meil on tohutu hulka tarbijaid. Ma võin rahulikult öelda, et ma ei tea, kes nad on. Mina kindlasti ei vastuta nende eest. Et see on, see lihtsalt on vaimne printsiip selline, eks. Aga nüüd tagasi tulles selle juurde, mis Piret ütles. Vaata see rikas noormees, see Neaniskos, kes ei olnud veel täisealine õihuspoeg. Just. Ta tegi kõike, mida ta sai teha õigesti. 4 või 5 käsku, mis ta pidas, eks. Aga kui Jeesus vaatas talle otsa ja tundis armastust ta vastu ja ütles, ühte on sul vaja. Mine müü ära kõik, mis sul on.
ja tule järgi mind. ta tahtis ju pärida igavest elu, ta Mhm. tahtis Jumalat. ja ta läks ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Mhm. See oli tema vara. ja ometi ütleb piibel, see on Jumal, kes annab meile jõu varanduse soetamiseks. see on ainult üks väikene südameviga, kui sa ei soeta enam mitte mingit varandust. üks väikene insuldikene ajus, sa ei hangi mitte mingisugust varandust. ja vot see on jah veel huvitav vestlus, et kelle oma siis kõik on ja ka see raha, mis me teenime, on ju, aga selle rikka noormehega on üks huvitav lugu, et ta ju, sõna ütleb, et ta tundis seadust, eks ole. ja talle on öeldud, et ta müüks oma vara ära ja annaks vaestele. aga tegelikult õpetussõnad 19:17 ütleb, mis tal vist läks meelest ära. kes halastab kehva peale, laenab issandale ja tema tasub talle ta heateo. kui ta oleks väga hästi teadnud, siis ta oleks mõelnud, et ahah, anna oma vara ära, anna vaestele. aga Jumal on ju öelnud, et kui ma seda teen, siis tema tasub mulle mu heateo. huvitav ja ta mõte, on seda eks. tõesti kes teinud. halastab kehva peale, laenab issandale. kui sa oled issandale laenanud, tema ei jää sulle võlgu.